Selles videos vaatame ühte väga võimast närvisüsteemi rahustamise tehnikat, millega saab väga tugeva ärevuse või närvisüsteemi pinge kiiresti alla tuua. See tehnika kannab nimetust või me kutsume teda hellitavalt külma vee tehnikaks ja ta põhineb oma olemuselt sellisel füsioloogilisel mehhanismil, mis kõikidel loomadel põhimõtteliselt on. Et kui me paneme oma pea allapoole suunaga külma vette, siis vallandub selline mehhanism nagu sukeldumisrefleks. Ehk siis, kuna meie aju ei tee ülihästi vahet sellel, mis on päriselt ja mida ta ise välja mõtleb, et siis see liigutus, kui ma panen oma pea allapoole ja külma vette, hoian hinge kinni, tekitab temast tunde, nagu ta sukelduks külma vette. Ja külma vette sukeldudes meie aju automaatselt alandab südamelöögi sagedust ja hingamissagedust selleks, et me püsiksime võimalikult kaua elus. Nüüd, see, kui me niimoodi mehaaniliselt, füüsiliselt selle refleksi kaudu alandame oma südamelöögi sagedust ja hingamissagedust, samal ajal saadab ajule selle sõnumi, et kuna pulss langes ja hingamine aeglustus, siis järelikult ma rahunen. Ja see on selline väike nipp, mida saab ära kasutada selleks, et kui keha on juba nii kontrollimatult ärev ja stressis ja pinges ja oma taluvusläve ületanud, et miski muu enam ei toimi, ma ei suuda teda mingite vähem tugevate meetoditega ise rahustada, et siis ta automaatselt katkestab seda ahelat ja võimaldab meil piisavalt palju seda pinget allapoole tuua, et meil avaneks võimalus hakata kasutama mingisuguseid muid pikaajalisema efektiga strateegiaid. Sest kuigi see meetod on väga tõhus, tema mõju on lühiajaline. Veel üks siis hoiatussõna siin ka, et kuna see meetod tõesti toob südamelöögi sageduse väga kiiresti alla, et siis kui sa tead, et sul on mingisuguseid haiguseid või südameprobleeme elus olnud, näiteks südamerütmihäireid või muud sellist, et siis võib-olla see tehnika oma selles originaalversioonis ei ole sinu jaoks. Aga ma pakun selle video lõpus mõningaid alternatiive, mis on vähem intensiivsed ja mis sobivad ka neile kasutamiseks, kellele võib-olla see algne tehnika on liiga tugev. Selleks, et seda refleksi esile kutsuda, ei ole vaja iseenesest midagi keerulist teha. Sul on vaja lihtsalt kuskilt leida endale piisavalt suur kauss, et su nägu mahuks sinna sisse või kellel on võimalus kraanikausis näiteks äravool kinni panna, siis see ka toimib. Ja sinna siis kausi või anuma sisse, mis sul on, tuleb lasta külma vett. See vesi võib täiesti olla ainult nii külm, nagu sul kraanist tuleb. Kes tahab, võib efekti suurendamiseks lisada sinna ka näiteks jääkuubikuid. Aga see ei ole iseenesest vajalik, see vesi ei pea mega külm olema selleks, et see efekt toimiks. Ja oluline on see, et see vesi ei tohi olla nii külm, et ta nahale haiget teeb. Et meil külmakahjustust ei ole vaja, see ikkagi pigem suurendab stressi ja närvisüsteemi erutust. Ja siis tuleb see kauss asetada sellise pinna peale, et kui sa tahad oma nägu sinna sisse panna, et siis sa peaksid natukene kummardama selleks ette. Ja edasi on kõik väga lihtne. Hingad sisse, paned näo külma vee sisse ja hoiad hinge kinni. Ideaalis võiks seda proovida teha vähemalt 10–15 sekundit. Nüüd, kui su närvisüsteemi erutus on väga kõrge, siis see 10–15 sekundit võib tunduda päris pikk aeg. See on ka hea koht, kus katsetada vana head ujujate tehnikat, et kui sa oled vee all, siis ära lihtsalt hoia hinge kinni, vaid sa võid puhuda vaikselt õhku või mulle sinna vee sisse välja, niimoodi on kergem tavaliselt hinge kinni hoida. Ja siis, kui see aeg on läbi, võtad näo uuesti veest välja.
Ja saad vaadata, pulss tõenäoliselt langeb oluliselt selle esimese katsetusega juba. Hea on võib-olla alustuseks või eriti, kui see pinge on väga tugev, teha seda teist korda veel. Samamoodi hingad sisse, paned näo vee sisse ja hoiad hinge kinni. Võid vaikselt mulje puhuda sinna vee sisse. Ja siis, kui võtad oma näo sealt vee seest välja, siis võid näo julgesti ära kuivatada. Ja siin minu katsetusel näiteks 12 lööki langes selle 2 korduse jooksul südamelöögi sagedus. Ja kui see südamelöögi sagedus oleks olnud kõrgem suure ärevuse tõttu, et siis ta võib ka veel rohkem langeda. Et see võib isegi alguses olla enesetundelt natukene ebamugav, et aga ära lase ennast sellel häirida, et see on normaalne, lihtsalt keha kohaneb sellega, et pulss langes. Nüüd, alati, eks ole, ei ole käepärast võib-olla võtta sellist kohta, kus saaks pead üleni vette panna, et kui sa oled kuskil avalikus kohas, ei ole kodus või muud sellist. Sellisel juhul me saame seda tehnikat mugandada, et see iseenesest toimib ka siis, kui sa peopesadesse suudad võtta piisavalt suure koguse vett ja teha seda sama asja, et sa kumardad ette ja sa paned oma näo sinna vee sisse, isegi kui seda ei ole väga palju, ja hoiad hinge kinni. Nii kaua, kui need käed on sul külmad, see toimib ja seal mingi vesi on, see toimib. Teine asi, mida sa saad teha, on võtta näiteks jääkott ja samamoodi saad kummardada ette, panna oma näo jääkoti sisse ja hoida hinge kinni. Jääkoti puhul võid ka jälle mõelda, et kui see on otse sügavkülmast võetud, et siis seal koti pinna ja naha vahel võiks olla midagi, kas salvrätik või niisama rätik või midagi muud, et see jää otse ei oleks nahaga kontaktis. Külm muidugi toimib ka teistmoodi stressi reguleerijana või sellise äärmusliku pinge alandajana, isegi kui me seda sukeldamisrefleksi esile ei kutsu, et kui ma ka niisama seda külma, kas jääkuubikut käes hoian või külma kotti endale kuhugi panen või näiteks määrin kas või külma keeli omale käte peale, et siis see külm ise on ka tugev meeleline isting, mis tõmbab endale tähelepanu ja võib selle nii-öelda mis iganes reaktsiooni, mis seal kehas parasjagu toimub, resettida piisavalt jälle, et sul tekib ressurssi kasutada mingeid muid oskuseid sinna juurde ka. Aga selline on külmaveetehnika. Head harjutamist ja pea meeles, et selle tehnika otsa ideaalis võiks teha ka veel mõne järgmise rahustava närvisüsteemi reguleeriva harjutuse, et see mõju püsiks.